täna on nii mõnus päev jalutuskäiguks, päikene paistab ja tuul on nii soe. Tallinn on nii ilus linn, siin on meri, mets, vanalinn ja kõik on nii lähedal. Mulle väga meeldib siin jalutada ja merd vaadata. Mida? Jälle mingi kiri. Mida? Miks siin kilukarp on? Adele, see tuleb küll tuttav ette. Tere Adele, kilukarbi peal on üks kõrge torn, kõige kõrgem. Kohtume seal. Kõige kõrgem. See on kindlasti see siin vasakul. See on Oleviste kirik. Aga lähme vaatame. Räägitakse, et see olevat olnud keskajal maailma kõige kõrgem ehitis, aga praegu on see kindlalt Baltimaade kõige kõrgem kirik. Jõuamegi juba kohale. Nii palju treppe on. Tornis on 258 trepiastet ja meie saame minna kuni 60 meetri kõrgusele. Olemegi peaaegu kohal, viimane trepp on veel järel. Kas te teadsite, et see kirik sai Püha Olavi järgi nime? Oleviste kirik. See kirik on 124 meetri kõrgune. Vau, siit on tervet vanalinna. Kõrguselt teine, kuid uhke ja iidne. Kõrguselt teine, järelikult see peab olema natuke madalam kui Oleviste kirik. See siis ilmselt Niguliste kirik. Olemegi lähedal. Niguliste kirik on saanud oma nime Püha Nikolause järgi. Kirikus ei peeta enam teenistusi. Kirik sai teises maailmasõjas väga palju kahju. Mäe peal, kus lehvib Eesti lipp. Mägi ja Eesti lipp. See saab ainult olla Pikk Hermann. Pika Hermanni otsas lehvib iga päev Eesti lipp. Hommikul heisatakse ja õhtul langetatakse lipp hümni saatel. Torn sai valmis 16. sajandil, kuid kindlus oli seal juba varem. Torn on 45,6 meetrit kõrge. Pikk Hermann on Eesti iseseisvuse sümbol. Kui lipp lehvib, siis Eesti on vaba. Kõige tüsedam torn, värav linna. Kõige tüsedam. See saab ainult olla Paks Margareeta. Nüüd lähme Tallinna kõige paksema torni juurde, mille läbimõõt on lausa 25 meetrit ja mille seinad on 5 meetri laiused. Tere kajakas! Paks Margareeta on ehitatud 16. sajandil kaitsetorniks ja väravaks linna. Paks Margareeta, oma nime on ta tõenäoliselt saanud naljaga. Võib olla seal töötanud suure koka järgi või lihtsalt torni paksuse tõttu. Adele, teine mõistatus saigi lahendatud. Peatse kohtumiseni!